Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Ikka selleks, et rääkida Eesti ja maailma tippspordis toimuvast. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Jarmo Jagomägi ja mina Ott Järvela. Teemad on meil olemas, saatejuhid on olemas, seega me alustame. Staar. Pressisektori staaris sel korral mitte mingisugust kahtlust ei ole. Kandidaate oli ainult üks ning selleks on otse loomulikult ralliekipaaž Ott Tänak, Martin Järveoja, kes võitsid nädalavahetusel sõidetud Akropolise MM-ralli Kreekas. Suurepärane esitus Tänakult läbi terve ralli ja kui me siin eelmise 2 jõuproovi järel, Portugali ja Sardiinia järel saime öelda, et paistab, et Tänak võib tiitliheitlusse ikkagi sekkuda, siis nüüd me võime öelda, et ta on tiitliheitluses sees. MM-sari on poole peal, Tänak jääb maha Evansist 12 punktiga, 7 rallit on sõita, 12 punkti, 7 rallit silmas pidades on ikkagi väike vahe. Tiitliheitluses sees, mõned julgemad ise julgeks öelda, et äkki juba tiitlisoosik number 1, arvestades mis kontekst on, ehk siis Evans on kogu aeg tulnud selgest Tänakule lähemale, nüüd tulevad Tänaku rallid justkui peale. Samas Evansi osas, oleme ausad, eelmised 3 rallit, eriti nüüd need 2 viimast Sardiinia ja Akropolis, tema stardipositsioon ei võimaldanudki suuresti ikkagi, ütleme, esimesele teisele kohale sõita, et seal see teepuhastamisroll oli ju ette teada, et ta kaotab seal. No just, aga ütleme, et Sebastian Ogier on enamus oma karjääris seda tööd teinud ja tulnud päris palju maailmameistriks, et sellega tuleb arvestada, see käib kaasas, aga jah, et ütleme... tema oskab, teised oskab. Jah, põhimõtteliselt küll, aga ütleme nii, et seis on jah, ikkagi väga hea, isegi natuke ootamatult hea, võib-olla arvestades, mis me siin hoo esimeses pooles nägime, aga kui sinna Kreeka juurde minna, siis tegelikult seal oli mitu positiivset üllatavat nüanssi Tänaku puhul, et kui me siin eelmises saates või eelmisel korra rääkisime, et Tänak justkui peab pingutama sellise viimase piiri peal või isegi natuke üle, siis nüüd ta oli kogu aeg justkui mugavussoonis, tal polnud autos küll kogu aeg hea olla, aga samas ta sai ennast tagasi hoida, ta ei pidanud riskima, aga ta oli ikkagi kogu aeg tipus, et see sama asi, mis me oleme siin rääkinud, et see Hyundai auto tasakaal, mis tal on paigast ära, et see on siiamaani kergelt paigast ära, ta proovis midagi muud, ei töötanud, ei läinud selle pärast närvi, läks tagasi vana seadistuse juurde ja tegelikult see töötas. Et siin võrreldes selle, Sardiiniaga oli näiteks see vahe, et teed olid palju laiemad, olid küll sellised kivisemad ja nii-öelda karmimad, aga kui see teed on laiad, siis see Hyundai tundub, et seal pinnasel sõidab päris hästi. Ja kuidagi suutis, ilmselt mis kuidagi, meisterlikkusega suutis Tänak läbida selle ralli niimoodi, et ta oli üks väheseid piloote, kellel kordagi rehv puruks ei läinud. Ei läinud veel puruks ka Ogiel ja Evansil. Evansil ka vist ei olnud mingit suurema probleeme, et jah, selles mõttes ilmselt seal on grammike õnne, grammike seda, et sa sõidad õigesti, aga ütleme nii, et Neville suutis lõhkuda 3 rehvi või 3 korda pidi seda vahetama, ilmselt seal oli väiksed purunemisi veel, et seal on väike õnnefaktor, aga kindlasti ka sellist, sõidujoone valikut, mis siis Tänaku kasuks rääkis ja siis tuleb ka muidugi üllatust lahterist lisada see, et see Hyundai'ga selles mõttes vastu pidas, et ta ei lagune nendel kivistel teedel ja karmidel teedel ära, mis on olnud ikka ajaloos probleem. Läks napilt, oleme ausad, see lõpp oli ikka niimoodi, et nii sünge näoga mehi esikoha poodiumil, kui Tänak ja Järveoja seal olid, pole ikka ammu näinud, sest tegelikult näha oli, et meestel oli siiras mure, et kas auto jõuab teenindusalasse. Nad ju keeldusid seal veel sõitma sinna kohale ka finišis, kuhu tegelikult võiduauto oli ette nähtud minna, et käigukastile võimalikult vähe koormust anda. Et iga lükke oli justkui välja arvutatud, et mida teha ja kuhu midagi kulutada. Jah, tegelikult ju Martin Järveojaga intervjuus oli päris selline, ütleme ehmunud siis, et see tegelikult oli päris piiri peal mäng, et okei, jah, seal lõpus see käigukast natuke lakkas töötamast, aga ralli lõikes ikkagi pidas vastu. Ja, aga olukord on nüüd tabelis see, et tuletame meelde, mis oli olukord tabelis pärast 4 rallit enne Portugali. Oli see, et Evans edestas Tänakut 52 punktiga. Ja praegu 3 ralliga on Tänak võtnud tagasi 40 punkti. Evansi ja Tänaku vahel on veel ka Ogier, aga näiteks Ogier on ju teatanud, et ta Eesti rallil kindlasti sõidas on teada, stardinimekiri on väljas. Ja on ikkagi mõista andnud, et ta ei kavatse ka edaspidi täisprogrammi teha, et ta nagu MM-tiitlile selles mõttes paistab ikkagi, et ei pretendeeri. Kuigi lõpuni kunagi ei tea. Ogier ei sõida Eestis, ta ei sõida pärast seda, aga väga suure tõenäosusega Soomes ega Paraguay's, ehk siis ta pigem jääb enda sellele plaanile kindlaks, et
et seal peab juhtuma ikkagi mingi suur ime nagu eelmisel aastal, et Toyotal hakkab see, ma ei tea, võistkondlik tiitel käest libisema, aga seda ei paista, sest seal on nii palju mehi nagunii, kes need punktid ära toovad, et pigem ongi nüüd küsimus selles, et mitme nii-öelda hobuse võiduajamiseks see hooaja lõpp kujuneb. Suur küsimärk on nüüd Kalle Rovanpera, kes on ikkagi ootamatult suures hädas olnud, et ta siin oli Kanaari saarte asfaldirallil oli hea ja kohati on siin olnud mõnel kruusarallil ka hea, aga ta on kogu aeg ikkagi selline üsna vingus olekuga. Ta ei saa nende, ütleme, Hanguki rehvidega ikkagi hakkama ja ta nüüd tunnistas ka, et ma ei ole kaugeltki sel tasemel, kus ma olema peaksin, aga nüüd tulevad justkui tema rallid ja see on nüüd tõe hetk, kas ta tuleb kolmandaks meheks sinna tiitliheituses juurde Evans ja Tänaku kõrvale või tal ongi sel aastal selline õnnetu hooaeg, et Neuvilli rong hakkab sealt 4. ära sõitma, ma kardan. Ja, aga samas on ju tegelikult see, et me ütleme, et Tänakule tulevad temale sobivad rallid Eesti ja Soome, aga tegelikult sama kehtib ju ka Rovanpera ja sama kehtib ka Evansi kohta, et neile kõigile kolmele tegelikult need rallid ju sobivad pigem. Pigem küll, aga ütleme nii, et kui Tänak kiiretel rallidel ka päris tipus ei ole, siis kus ta veel peaks olema, et need on ikkagi temale kõige tuttavamad teed, okei, konkurentidele ka, aga me ikkagi peame Tänakut vähemalt Evansist kõvemaks sõidumeheks. No lõpuks näitab tabel seda, hakkame seal vaatama. Tahtsin veel välja tuua muidugi selle asja, et tegelikult Tänak võitis MM-ralli, just kui mingil hetkel oli see suhteliselt harjumuspärane asi, mida ikka juhtus ja niimoodi. Aga tegelikult praegu hakata vaatama, siis pärast 2022. aasta augustis sõidetud Belgia rallit oli see Ott Tänaku jaoks alles 5. võit. Ehk et ligi 3 aasta jooksul, 34 kuu jooksul on ta võitnud ainult ikkagi 5 rallit, mis tundub päris vähe. 2023 tulid Rootsi ja Tšiili, mullu Sardiinia ja Kesk-Euroopa ja nüüd siis see Kreeka ralli. Et see võidutunne ja see võidurõõm on ikkagi ka asi, mida pole Tänak suutnud päris ammu endale pakkuda, muidugi mitte Eesti rallifännidele, aga eelkõige ikkagi sportlane endale seda ju tahab seda tunnet kogeda. Ja tegelikult see näitab tagantjärgi nagu veel rohkem seda, kui hästi Tänakul ja Toyotal seal omal ajal seal pool kümnendit tagasi asi klappis, et Tänak teenis nüüd 22. karjääri võidu, see nüüd lugesid ette, kui vähe ta viimasele võitnud on. Ja tegelikult seal tabeli tipus on ju temale kohe selges vastu tulemas päris mitu meest, et seal Ogier ja Lööb on kaugel tipus, aga üldralli võitude arvestuses Tänak võib seal 3. ja 4. reale ronida küll, kui ta veel viitsib sõita, aga jah, et see võidurõõm ja võidu selline tähtsus kajastus ka meil lugejanumbrites, et kohe oli lugejate huvi ka palju suurem tegelikult. Ja ralli oli seda puhku väga, kuigi oleme nagu veel suurem, kui ta muidu on. Veel suurem, kui muidu on, aga eks seal muidugi väga palju mängis ka see lõpudraama. Et oli näha, et kui oli üleval kahtlus, et võit oli just kui nende kiiruskatsete põhjal oli olemas, aga teenindusalasse jõudmise põhjal veel ei olnud. Siis see, mis toimus selle vahepealse 1,5 tunni jooksul meil veebiliikluses, see oli päris sõge. Et seal ikkagi see huvi püsis kõik see aeg meeletu ja tõusis veelgi, et taheti teada, kas jõuab kohale või mitte. Et seda draamat oli seekord nagu erakordselt palju. Jah, ja kui see nüüd ütleme vahekokkuvõtte ära teha siin Poola hooaja pealt täpselt, siis ütleme nii, et kui ma algus olin päris murelikud, siis ütleme, et suve algus on andnud palju põhjust positiivseks, eelkõige selles vaates, et see Hyundai, mida me kartsime, see uute nii-öelda seadistustega, uute juppidega, et see äkki ei tööta hästi, siis tundub, et nendel ütleme vähemalt kiirematel ja laiematel kruusateedel, mis nüüd ka ees ootavad, võiks see päris hästi töötada ja saab Toyotale vastu küll ja saab Tänak ka sõidetud sellega. Krahi rubriigis siirdume jälle Ameerika Ühendriikidesse ning räägime jalgpalliklubide MM-ist. Täpselt nii nagu 2 nädalat tagasi toimunud saates. Toona oli Krahi ajendiks Müncheni Bayerni 10-0 võit Auckland City üle ja tekkisid küsimärgid, kas klubide MM sportlikult välja kannab. Tegelikult oleme ausad, see klubide MM järgnenud nädala jooksul andis ikkagi ammendava vastuhoobi. Sportlikult tegelikult see võistluse alagrupi turniir pädes igati, lendas ikka Euroopa klubid välja, lendasid koju, sama Auckland City suutis mängida välja River Plate'iga, Platega 1-1 viigi. Võistlus oli huvitav, Brasiilia klubid pakkusid kõike sellist ütleme muu maailma intriigi, et seal nagu muret ei olnud, aga
nüüd on uus mure tegelikult, mis võimendus tohutult nüüd 8. finaalis Chelsea ja Benfica vahel, aga mida me nägime ka alagrupi faasis mõnel puhul ja mille häda on see, et ta võib hakata mõjutama, ilmselt hakkabki järgmise aasta meeste MM-finaalturniiri, on USA's kehtivad reeglid. Reeglid on nimelt seal teatud osariikides ja linnades siis säärased, et kui staadioni lähiümbruses lööb äikest ja seda praegusel aastaajal lööb seal päris sageli, sellepärast et Mehhiko lahelt ja Atlandi ookeanilt tulevad mingisugused tormid, ma ei tea, äkki on seal kuskil mujalt ka veel, siis tuleb mäng seisma panna. Ja Chelsea-Benfica mäng pandi 85. minutil seisma, sest oli nii-öelda tormi oht. Tegelikult mingit tormi seal staadionil ei juhtunud, tund aega mäng seisis. Ja siis mängiti edasi ja siis veel juhtus, et kuna see, mulle üldse see sõna ei meeldi, see momentum, see on minust nagu õudselt loll sõna eesti keeles kasutamiseks, aga et kui enne seda pausi oli Chelsea'l kogu nagu see mäng oli olnud nende käes tegelikult, siis see tunniajane paus lõhkus rütmi, Benfica tuli seal pausi pealt hea tahtmisega, lõi viigi värava penaltiga abil, viis mängu lisaajal, lõpuks Chelsea küll võitis, aga nagu ka Chelsea peatreener Enzo Maresca ütles, et see ei ole jalgpall, et jalgpalli mängitakse katkematult ja mängitakse iga ilmaga. Kui äikest lööb staadioni kohalt, siis pannakse seisma, aga muidu vahet ei ole, saada kui vihma, pussnuge või mida iganes, mängitakse. Jah, ma lugesin isegi, et 2 tundi see paus vist olnud seal, et 4,5 tunni kestis see mäng lõpuks kokku. See oli lisaaeg oli ka, jah, vist isegi oli ligi 2. Ja see läks sinna täitsa ikkagi hommikutundidesse ära, nagu siin ütleme mõned pikemad tenniseturniirid, et jah, et see kindlasti mängeid häiris. Kokku oli see vist 6. mäng, mis pandi mingil määral vähemalt seisma, et jah, et see ilmastik, ma nüüd lugesin The Atletico artiklit ka, et seal mingid eksperdid rääkisid, et selline ilm, sellised tormid, see kõik see kuumus, et tegelikult see on sealkandis ja ütleme, et sellisel aastal reegel, mitte erand, ehk siis sellega tuleb niikuinii arvestada ka järgmisel aastal MM-i ajal, aga nüüd on küsimus selles, et me võime igasugused taristut muuta, võime tehnikat muuta, aga ilma me ei saa ju kuidagi mõjutada ja see klubide MM on justkui ju peaproov selleks MM-iks, et mis me siis teeme, et MM-i ära ka ju ei jäta. Seal natukene asi läheb paremaks sellega, et näiteks MM-il, kui ma eksi 6 staadionit USA's on sellised, mis on katusega. Et mängitakse NFL-i areenidel, mis on sageli on ju sisetingimustes. Samas meenutada eelmist nagu tippturniiri, mis Ameerika Ühendriikides toimus, mul on see meeles, muidugi 94. aasta MM, mille finaalmäng mängiti Pasadenas, Californias Rose Bowli staadionil, mis Rose Bowl on ju, et roosi kauss, see ongi, see on otse mõttes, ta ongi kauss. Ta on mega suur, selline kauss ilma igasuguse katuseta, lagi pähese päikesel paistis kõikidele, ka mängijatele, 94. jalgpalli MM-finaal 0-0, 120 minutit, ei olnud liiga huvitav mäng, oleme ausad. Et see kuumus on nagu asi, millega kahtlemata tuleb arvestada. Muuseas tuleb arvestada ka järgmistel suveolümpiamängudel. Need on Los Angeleses ja need on ju ka augustis. Et ei tõsteta, teab, mis palju hilisemaks neid. Et ka seal hakkab kindlasti mingeid võistlusi mõjutama. Et üks asi on kuumus, jah, aga teine asi, aga oleme ausad, kui on kuumus, siis sellega tegelikult mängitakse ikkagi edasi. Tehakse need pausid, juuakse vett ja mängitakse. Aga jah, jalgpallimängu selline katkestamine mingitel välistel tingimustel, see on nagu selle mängu loogikaga olemuslik vastupidine. Jalgpallimängu oluline nüanss ongi just nimelt see, et sa ei saa mängu ajal mingit pausi teha, et sa pead kogu aeg mängija, võistkond, treener, peavad kohanema nende tingimuste või siis ka ütleme skooriga või mis iganes asjaga olukorras, kus sul ei võimalik aega maha võtta. Küsimus on siis selles, kas neid reegleid saab MM ajal painutada või siis ikkagi need, ütleme, osariikide reeglid on siis jalgpallis suuremad või mitte? No seal vaatame, et kuivõrd headest suhetest Gianni Infantino Valge Majaga on, et seal on praegu selle klubide MM ajal on ka võimelnud siia ja sinna, aga see kahtlemata, üks asi on see sportlik ausus, mis satub kahtluse alla või selline sportlik põhimõte. Aga teine mure on ka see, et kui praeguse klubide MM on eelkõige olnud ikkagi voogedastusplatvormide Dazni ja selliste teema ja Eestis meil näitab TV6 mänge, aga ütleme, et ta on nagu suhteliselt vähe ikkagi nendes põhitelejaamades, ka Euroopas. Siis järgmise aasta MM-iga on ju vastupidi, et see on 39 päeva kõikide telejaamade, kelle need õigused on absoluutne fookus, kogu programm on ümber selle ehitatud, aga teleprogrammis on ikkagi kellaajad on olulised. Seal sa ei pane 2 tundi seisma asja korraks, jah? Pane taga. Siis on kõik tuksus, on ju. Et see on nagu asi, mis ma usun järgmise aasta MM-i silmas pidades juba praegu paljudele
telejaama juhtidele muret valmistab ja kindlasti on järgmine aasta jooksul FIFAl on vaja tegelema hakata sellega, et kuidas neid hirme kas vaigistada või kuidas neile vastata või muidu läheb asi käest ära. Selles mõttes võib-olla see klubide MM siis oma eesmärki täidabki, et saab need mingid nurgad äkki maha lihvida, mida on võimalik ja siis midagigi sättida või neid reegleid natuke painutada. No vot näe, aga palju lihtsam oleks teha tegelikult suurturniir detsembris Kataris. Ei ole mingeid probleeme, kõik jooksid nagu ludinal, on ju. Reibas rõõm. Ja rõõmurubriigis oleme laekunud omadega Varssavi Leegia korvpallihalli, sellepärast, et päev enne jaanilaupäeva Heiko Rannula juhtis Varssavi Leegia Poola meistriks. Tuletame meelde, et ta võttis meeskonna üle veebruaris olukorras, kus tabelis oldi 6. kohal, põhiturniir lõpetati 4. aga sõelmängudes võeti nii veerangu poolfinaalis, veenvad võidud poolfinaalis Wroclaweki Anvili üle, põhiturniiri võitja üle ja finaalis siis Lublini vastu 4-3. Sellest finaalseeriast, see on juba niivõrd pikk maa tagasi, sellest me väga rääkima ei hakka, küll aga siis sellest, et Heiko Rannula tegelikult teenis selle mõne kuuga välja endale uue ja korraliku lepingu, mis spordimaailmas leping on tegelikult valuuta. See on selles mõttes näitab selle kas mängija või treeneri väärtust ja hinda, kui temaga sõlmitakse pikaaegne leping, mis nüüd Rannulaga tehti. Jah, ta nagu ütleme siis enne lepingu tegemist siis teenis välja respekti, nagu ta ise ütles, nii mängijate seas kui siis ka ütleme klubis, mis on tegelikult ju kõrgem, kus ta seni on olnud, et tegelikult Eestis oli Rannula tubli mees, kõik teadsid, et ta on hea treener, aga ta tuli ka ära valideerida ja selle töö ta tegi ära, teenis respekti, teenis pika lepingu, ehk siis see ütleme Leegia 3-aastane lepingu pikendus, mis oli alguses oleks pidanud olema 1 aasta, näitab siis lõpuks seda, et Rannulat usaldatakse ikkagi väga palju ja ta tõestas ennast väga suurel määral, et laias plaanis ta saab siis kätte samasuguse tööplaani, tööpaberi, tööaluse, nagu ta tegi siin Pärnus ja Kalev Cramos, ehk siis hakata satsi üles ehitama. Aga enam me ei räägi siin Eesti meistritiitlist või mõnes madalamas eurosarjas, ma ei tea, mõne mängu võitmisest, edukalt esinemisest, vaid nagu reaalselt suurest klubist, keda tuleb hakata siis vormima selliseks, et olla koduliigas valitseja või seal tipus ja hakata näiteks meistrite liiga tasemel väga kõrgetele kohtadele, miks mitte võidu peale mängima. Ja aluse loob siis selleks, et kui me räägime Varssavi Leegia klubist, siis selle taga või selle kõrval on siis väga tugev jalgpalliklubi, mida sina tead ka kindlasti väga hästi, et seal on ju kõva fännikultuur, seal on kõvasti raha. Et kui need 2 asja nagu kokku panna, kui nad tõesti tahavad koostööd teha, kui jalgpallis seda raha sinna korvpalli jagub, siis see on olemas ka mingisugune garantii, et seal ei panda uksi kinni pärast seda, kui tuleb mingi üks ebaõnnestumine või mõned raskemad hetked. Ja Varssavi Leegia ridades Henrik Ojamaa eelmise 10. alguses tuli ka Poola meistriks muuseas korra. Aga et see on nüüd küsimus see, et kuivõrd seotud need organisatsioonid omavahel on, et teame, et näiteks Hispaanias on väga seotud, et Barcelona korvpalli ja jalgpallivõistkond tegelikult on see sama rahakott, seal on teatavasti on niimoodi, et korvpallile makstakse peale. Et ma ei tea, kuidas see Poolas on, kas need on ka näiteks juriidiliselt sama üksus või kuivõrd tihedalt nad seotud on, see selleks. Eks me saame nende Poola korvpallifinistidega siin järgnevat aastateks ilmselt tuttavaks, aga üks paralleel, mis ma jalgpallist tahan tuua, on selline, et kui peatreeneriga tehakse selline 3-aastane leping ja oleme ausad, et me teame ju ka korvpallis tegelikult, et treenerite keset hooaega ületõmbamine on ikkagi päris tavaline asi, seda tehakse. Siis tegelikult Varssavi Leegia natukene nagu kindlustab ennast ka selle vastu, et kui Rannulat tahetakse kuskile ära kutsuda, on neil võimalik tema eest korralik ülemineku tasu sisse kasseerida. Kas ma nagu, on see loogika seal ka taga? Just see on nagu mingis mõttes mõlemale poolele win-win olukord, et Rannula kindlustab enda tagalat, Leegia kindlustab enda tagalat, seal võib tulla mõlemalt poolt mingisuguseid nüansse mängu, võib-olla tahab klubi Rannula vallandada, võib-olla tahab Rannula klubist varem lahkuda, aga niikuinii, kui ta on seal seotud, siis on mingisugune kindlus tal olemas, et tal ei oleks olnud mingit põhjust nagu mitte seda lepingut sõlmida, et me võime ju siit vaadata küll sellise, ütleme, väga ambitsioonika pilguga, et nüüd võitis Poola ära ja varsti lähme Euroliigasse, aga tegelikult see nagu Rannula on alles 42 saab nüüd juuli lõpus, ta võttis üle ikkagi sellise klubi, mis on ambitsioonikas, et see vaheetapp on praegu talle ülihea, kui ta hakkab sellistel kindlatel jalgadel satsi üles ehitama ja endale nime tegema Euroopas, et seda otseteed on väga vähestel ja kindlasti mitte sellistel ilmatsalu meestel. Siis ütlen veel, et oletame, et Euroliiga tundub mulle esialgu nagu liiga lennukana, et seal ilmselt peaks mingi etapp veel vahepeal olema, aga
isegi, aga kui tuleks mingi Euroliiga satsil tekiks huvi Heiko Rannula vastu, neil ei oleks mitte mingisugune probleem leida see raha, et Leegial see kompensatsioon maksta, et see nagu ei ole sel juhul mingi takistus. Jah, et lihtsalt praegu on väga hea see moment, kus Rannulal siis enda vundamenti nii-öelda ehitada ja endale nime teha ja ennast tõestada, et ta nüüd selle poole hooajaga tegi siin väga hea töö ära. Nüüd ta peab hakkama niikuinii satsi ümber ehitama, kõige parem mees läheb juba niikuinii ära, see on teada, Cameron McCasti, kes teda palju vedas, aga nüüd on ka Rannulal selgelt vabamad käed ise toimetada. Ta ise ütles ka, et ta selle finaalseeria seal mängis 8,5 mehega, pigem tahaks selle 10 peale tõmmata, tahaks võtta juurde ühe abitreeneri, et kogu see nii-öelda aluse loomine hakkab nüüd jälle pihta, aga need põhitõed on samad ilmselt, millega ta edu ka praegu saavutas, ehk siis teeme hooaja eel ja hooaja keskel vahepeal kõvasti trenni ja mängime kaitses, et need kõige lihtsamad baastõed nagu selle eduga esialgu tõid. Nii, kas Reinbok läheb Leegiasse? Pigem on vist küsimus, kas Reinbok või Brett Nõmm, nagu ma olen aru saanud, aga praegu ei ole kuulda anda, et kas ja kumbki läheb, et siin oleneb ilmselt sellest ka, kuidas Eestis need töökohad jaotatakse. Nii, ja milline on siis, või kes on kõige tõenäolisem Eesti korvpallur, kes Varssavi Leegiaga sel suvel liitub? No, kui sa küsid niimoodi, et kõige tõenäolisem, siis ma arvan, et äkki Janari Jõesaar, kes on liigaga tuttav ja sealt on otse minna, et see on juba selge, et tema Varssavi tšikis ei jätka. Aga jätame tema nagu mängust välja, et keegi, ütleme, ilmselt Cramo või Tartust vist praegu kedagi väga ei ole sinna minemas. Pigem, kes Eesti liiga mängijatest, eestlastest mängijatest võiks Leegiasse minna? Vaadates sellist ajaloolist tausta, siis Rannulale sobivad sellised, ütleme, kõvad töömehed, ehk siis äkki Leedust Mihkel Kirves või Hugo Toomi tüüpi nagu mängija Kalev Cramost, aga ilmselt palju oleneb ka sellest, kus seal nagu mingisugused lüngad koosseisus jäävad, et tegelikult variante võiks olla päris palju, kes sinna minna võivad. Ma ei tea, Mattias Tass näiteks töötu praegu, Artur Kononchuk oli Saksamaa kõrgliigas, samas talle meeldib eurosarjas mängida, on Rannulaga tuttav, meistrite liigas näiteks särama lüüa, natuke võib-olla nendel tasemes alla tulla liiga tasemes, et seal on tegelikult variante päris kõvasti. Kuidas Euroopa klubi korvpallis üldse see on, et kuivõrd palju lubatakse peatreeneritel nii-öelda enda lemmikmängijaid tuua, sellepärast et jalgpallis on seda tegelikult tagasi tõmmatud, et vahepeal oli komme, et uus peatreener tuli, tahtis nagu oma mängijaid nõudma hakata. Praegu, mida rohkem Euroopa tippjalgpallis ringi vaadata, seda vähem säärast võimalust peatreeneritele antakse, sest saadakse aru, et peatreenerid ikkagi vahetuvad, aga iga peatreeneri järgi võistkonda ümber tegema hakata, see on ebaloogiline, see on kulukas, see on igatepidi ebarentaabel. Kui palju korvpallis sellist asja lubatakse? See on väga palju oleneb klubide lõikest. Ma arvan, et mida kõrgemale tasemele minna, ma ei tea, võtame Hispaaniast Barcelonad, Realid, ma arvan, et seal on päris palju nii-öelda spordidirektorit otsustada. Ma arvan, et praegu siin Leegia näitel on Rannulal üsna palju vabu käsi, sest ta on, ütleme, et see Leegia spordidirektor on ise ka vana mängumees, alles eelmine hooaeg lõpetas, kohe sai spordidirektoriks, kohe tõi Rannula, kohe edu saatis. Ma arvan, et nad koos seal põrgatavad ja vangerdavad, aga ma arvan, et Rannula selle nii-öelda poole aastaga veel vähem, aga teenis selle nii-öelda õiguse välja, et mängijaid värvata. Pluss ta on ise nagu olnud pidevalt selline hunt kriimsim ka, et ta on selliselt turuga kursis, ta teab, kuidas seal need mehhanismid töötavad, et ta kindlasti ei otsusta ise kõike 100%, aga ma arvan, et tal on üsna vabad käed. Mornmure. Möödunud nädalavahetusel toimusid Madridis ja Mariboris kergejõustiku võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused. Võitis Itaalia, kellele järgnesid Poola ja Saksamaa. Nemad kõik võistlesid Madridis, kus oli siis kõrgem esimene division. Teine ja kolmas division võistlesid Sloveenias Mariboris. Seal oli võistlustules ka Eesti võistkond, kes saavutas teises divisionis 11. koha 16 satsi seas, mis tähendab Euroopa pingereas 27. kohta ja vaatasin kokku võistles 47 riiki, kus juures tuleb silmas pidada, et Venemaa ja Valgevene on võistlustelt kõrvaldatud. Eeldame, et nemad on Eestist nagu taseme poolest eespool, mida nad on, oleme ausad, et siis oleks 29. Ma nagu ei näe ausalt öelda mingit, nagu praegu on 27 koht protokollis. Ma nagu ei näe selles mingit probleemi, aga ma saan arvu, et Eesti kergejõustikus oldi mõnevõrra ikkagi pettunud selles kõiges, mis Mariboris juhtus, et taheti enam. No, jah, kõik oleneb sellest, et kus on oma ootuste horisondi ja nii-öelda lati sead, aga fakt on nagu see, et see võistlus nagu mingil määral
tõestas jälle, et meie kergejõustiku pilt on tänu mitmevõistlejatele, eelkõige 10 võistlejatele päris ilus, aga seest võib see asi nagu natuke mäda ka olla, et ma ei tea, võtame sellise lihtsa näite, et näiteks naiste sprindis meil on läbi aegade parim seis, kui vaadata üldpilti, rekordid ei puruna, aga meil on mitu naist nii tõkkejooksus kui siledas maas, kes jooksevad kiiresti. Samas nende tulemustega nagu kuhugi tippu päris ei purjeta tiitlivõistluste medalitest nagu rääkimata. Võtame näiteks Robert Kompus, 19-aastane teivashüppaja, 5.50 hüpanud 3 korda sel aastal. Samas, et olla kuskil kõrgemas mängus, tuleb 30 senti juurde panna. Kas see tuleb? Ei tule, seda ei tea, aga nagu selles mõttes kõik on sellised nii ja naa koha peal. Meil on palju sellist punti, kes võib saada näiteks Tokyo MM-ile peale. Samas nad ei ole seal ikkagi nagu kõrges mängus. Need, kes top 12 Tokyos pürgivad, on ikkagi 30 võistlejat, Rasmus Mägi ja võib-olla äkki, kui on hea päev, Elisabeth Pihela. Jah, et nagu neid muresid on tegelikult päris palju, sest Pihel on ka tänavu jäänud ainult siin 1.83 peale. Pärast seda sisehooaega ei ole nagu mingit jätku sealt tulnud. Marleen Mülla tegi näiteks ju väga tugeva kevade USA-s 5.4.57 peale, teivashüppe Eesti rekordi. Nüüd Mariboris ei sootuks 0 peale. Karl-Erik Nazaru sai vigastada. Et kui vaadata sellist väga reaalset pilti, siis meie Tokyo MM-i koondis ei pruugi olla nagu kõige väiksem, kunagi on seal 4 sportlast, viimati Oregonis oli 5, aga see oht, et peale 10 võistlejate keegi näiteks ei saa üksikalal finaali 8 hulka, on nagu üsna suur, et Rasmus Mägi on suur küsimärk selles mõttes, et loodetavasti ta lähinädalatel teeb hooaja avastardi, aga ta terve kevad ja et pool talvest on olnud ju selline nii ja naa, tal on see vigastustega maadelnud, ehk siis see seis on selline, et väga palju küsimärke tekitav. Nii, aga mida siis staadionil räägitakse? Räägime staadioni juttudest, et kas ollakse ahastuses, ollakse mures, ollakse ikkagi sellised rahulikud, mis see nagu meeleolu on praegu? No, ma siin viimasel staadionil ei käinud, et need karikavõistlused viimati oli, aga olgem ausad, et need, kes teevad nagu omal tasemel hästi, need on mõistagi rõõmsad, aga nagu üldpilt on ikkagi selles mõttes nagu pigem muret tekitav, et siin meie rääksime vist eelmises üle-eelmises saates sellest, et näiteks meie osad siin heitealad, eriti meeste arvestus on ju täiesti pildilt kadunud. Adam Paul Kelly väliseeste natuke hoiab meeste vasareided pildis, aga tegelikult odav ise ketta heide kuulitõuge nagu täiesti pildilt kadunud. Priit Pullerits kirjutas sellest artikli väga tabava, et selles mõttes nagu pigem ollakse mõõdukalt ikkagi mures ka seal, kus olema peab. No ja, aga samas mulle tundub ka ebaloogiline, et Eesti suudaks nagu piisavalt, Eesti on ikkagi piisavalt väikene riik, et lood seda, et üle terve kergejõustiku välja suudetakse nagu pidevalt hoida mingit taset, see ei tundugi loogiline. Et samamoodi nagu enamikel individuaalaladel, et Eestil on ikkagi selline talendipõhine, et kui kuskil kerkib esile talent, et siis sellel alal ollaksegi parajasti nagu kõrgemal ja muul ajal ollakse allpool. Et sellised nii-öelda koolkonnapõhiseid individuaalalasid, kus ollakse pidevalt edukad Eestis. 10 võistlus või mitme võistlus, vehklemine, teatud piirini võib ilmselt öelda, maadluses on meil mingit koolkonda, võib öelda sõudmine, aga tegelikult selliseid spordialasid Eestis ongi vähe, kus on koolkonna põhiselt võimalik kogu aeg maailmas mingit taset hoida. Aga ütleme nii, et meil on mingi harjumus võib-olla, et minu eluajal või teadliku eluajal on alati olnud ka mitmevõistlejate kõrval keegi selline, kes nagu alati võitleb tiitlivõistluste medalite eest. Üksikalal praegu pigem sellist kindlat valuutat ikkagi ei ole. Tähtis teema. Spordiajakirjanike jaoks on suvi 2025 erakordselt lihtne. Oleme ausad, Jarmo näiteks läheb puhkusele tänast alates, oleme ausad. Isegi mul õnnestub siin mingil hetkel vist juulis veidikene puhata, aga jalgpalli tiitlivõistlusi, suuri MM-i või EM-i meeste oma ei ole. Olümpiamänge ei ole. Kergejõustiku tiitlivõistlusi suvel ka ei ole, sellepärast, et need toimus seda puhku septembris, kuna Tokyos on augustis liiga kuum. Ehk et tegelikult nagu ühtepidi võttes selliseid täiesti tipp-sündmus ei ole. Kossu EM hakkab krüttima sealt augusti, teisest dekaadist alates ennast ülesse. Aga
aga tegelikult see nagu toimibki niimoodi, et kui neid monumentaalseid võistlusi ei ole, siis need, kes muidu jäävad monumentaalsete varju, pääsevad rohkem püünele. Ja kuna sel nädalal algavad mitmed tegelikult Euroopa ja maailma mõttes tähtsad võistlused, siis neist me nüüd ka veidikene räägime, lahkame, mida need praegu tähendavad. Meil on Wimbledoni tenniseturniir, täna pannakse pall mängu, siis põhivõistlusel. Siis meil ülehomme algavad naiste Euroopa meistrivõistlused jalgpallis ja nädala lõpus tegelikult antakse start ka Tour de France'ile. Sellest me praegu pikalt veel ei räägi, sest et räägime sellest järgmine nädala saates, siis me on natukene selgem pilt ees, mis seal täpselt juhtuma võib hakata meie vaatevinklist võetuna. Aga ühesõnaga jah, et nüüd saavad rohkem tähelepanu need võistlused, mis muidu jäävad mingi jalgpalli tiitlivõistluse varju. Näiteks Wimbledon, oleme ausad, kui ta kattub jalgpalli EM-i või MM-iga, ta saab vähem tähelepanu. Jah, nii on jah. Ja tegelikult kui me sellest Wimbledonist räägime, siis ma leidsin päris huvitava fakti ka, millele võib-olla ei olegi nii palju mõelnud, et kui me nüüd vaatame ajalukku tagasi, siis esimest korda pärast 2005. aastat ei ole Eesti tennisisti Wimbledoni põhitabelis mängimas, et Mark Lajal eelmine aasta seda rida jätkas pärast meie tublisid naisi Kanepit ja Kontaveiti, aga sel aastal siis jäi Lajal kvalifikatsiooni pidama, teise ringi sai seal kindla kaotuse, aga jah, et tegelikult on päris suur luksus olnud, et Kaia Kanepi, Anett Kontaveit ja Jürgen Zopp on Wimbledonis, ma arvan, et võib-olla ikkagi kõige tuntumal tenniseturniiril maailmas pidevalt Eesti lipu pildis hoidnud. Ja ma siin muidugi sissejuhatuse raames tegelesin ikkagi väikse pühaduse teotusega, kui ütlesin, et põhimõtteliselt ütlesin, et monumentaalsete võistluste varju jäävad, et kuidas nagu mitte nimetada Wimbledoni monumentaalseks. Ma arvan, tenniserahvas ja eriti Inglise tenniserahvas oli muidugi selle peale tohutult tige, et arvestades kogu selle turniiri ajalugu. Aga see võitlus tähelepanu pärast on spordimaailmas kogu aeg teema ja Wimbledoni muidugi eelis oli pikalt see, et kuniks see suur kolmik ja nelik veel tegutses, neist on nüüd alles ainult Novak Djokovic. Ja tegelikult nüüd üks intriig ikkagi on see, et kas Djokovicil, ja see ei puuduta ainult Wimbledoni, vaid teisi slämme ka siin, et kas Djokovicil õnnestub oma see 25 slämm kuskilt kätte saada. Tal on siiamaani ikkagi kogu aeg midagi puudu jäänud, sellepärast, et Jannik Sinner ja Carlos Alcaraz on nüüd selle trooni ikkagi enda kanda võtnud, et huvitab oodata, mis Wimbledonis seda puhku juhtuma hakkab, et kas on Alcaraz Sinner finaal jälle, nagu oli Prantsusmaal või ei ole? Ma lugesin siin juba artikleid või arvamusi, näiteks David Coffin ütles, et see Sinneri Alcarazi domineerimine hakkab juba tüütuks muutuma, aga ma natuke hoiaks sellega veel hobuseid, et anname neil natuke aega, et nad on küll viimast 6 suurt slämmi 2 peale võitnud, aga las nad veel natuke kosuvad ja müttavad, aga kui sa Djokovic'i mängu tõid, siis mina ikkagi salamisi loodan, et ta saab selle 25. slämmi tiitli kätte, kas see juhtub Wimbledonis, miks mitte, kuigi ütleme nii, et Wimbledonis tal on siis kõige suurem paus sisse jäänud slämmi võidust, seal ta triumfeeris viimati 2022, ülejäänud 3 on tal tiitel 2023. aastast, et soosik ta ei ole, aga teda ei saa ära ka kindlasti unustada. Aga tõesti on jah see, et ma usun, et näiteks mul endal jääb sel aastal Wimbledoni jälgimiseks mõnevõrra rohkem aega, kui oli mullu, kui samal ajal oli veel jalgpalli EM-i otsustavad mängud käimas, kuigi jah, mitte, et meil praegu jalgpalliturniir ei oleks, meil klubide MM käib ja ausalt seal sõelmänge nagu tahaks vaadata ja ülehomme algavad naiste Euroopa meistrivõistlused ka, mida kindlasti on ka kavas mingil määral jälgida, aga ikkagi see konkurentsi küsimus spordis on oluline ja spordialad, spordivõistlus teineteisega konkureerivad. Jah, ja lähme siis üle sinna naiste jalgpalli EM-i juurde, siis tegelikult sellest on kogu aeg räägitud, et see naiste jalgpalli osakaal justkui tõuseb, aga see tundub, et saab veel rohkem pilti nüüd, ma ei tea, kas sellepärast, et ei ole teist suurturniiri kõrval või midagi muud, aga ma ei tea, ETV spordiuudised, spordiküljed, seal on palju rohkem uudiseid ja ütleme nii, et minnakse ka natuke siis sportlikust küljest edasi, et ma isegi Anu Sääritsat kuulasin siin ühes spordisaatest, nimetas siis seda Hispaania jalgpallurit Hermosovist, et tõi ka välja selle suudlusskandaali, siis seal tuuakse välja mingid tülisid ja selliseid asju, et proovitakse sellist asiotaasi natuke teise nurga alt ka esile tuua ja need skandaalikesi on selle EM-i kõrval olnud oma jagu siin, võtame selle Šveitsi naiskonna 1-7 kaotuse 15-aastastele poistele, et tegelikult
No ma ei tea, kuidas see skandaaliks ma seda ei nimetaks. Ja, selles mõttes nagu ütleme siis kõneainet või poleemikat tekitanud teema, et selles mõttes selle kohta võiks öelda, et ma ei tea, kas halb reklaam on ka reklaam, aga nagu selles mõttes isegi nagu minu jaoks, kes pigem ei huvitu naiste jalgpallist, on see kuidagi nagu mingisuguse intriigi tekitanud ja võib-olla isegi mingit mängu nüüd kogu selle nii-öelda kompoti peale isegi hakkame vaatama. Minu meelest mind on ausalt öelda jalgpalli, kuidas öelda, sõbrana, mind tegelikult häiris see tähelepanu, mida pöörati sellele Šveitsi naiskonna ühele treeningmängule, kus tõesti mängisid mingi Šveitsi klubi U15 poiste ja võistkonnad kaotasid 1-7. No, tähendab, see võib olla küll uudis, ma möön, aga tegelikult seda treeningvõtet, et mängitakse poiste vastu, just nimelt poiste võistkondade vastu, naiskonnad mängivad poiste võistkondade vastu, seda treeningvõtet kasutatakse Euroopa naiste jalgpallis väga palju. Ja kui ma rääkisin muuseas siin nüüd, kui Eesti-Norra mängu eel oli Tallinnas Liise Klabenes, Norra jalgpalliliidu president, kes on endine Norra naistekoondise mängija, mänginud ise EM-il ja MM-il, siis ta tõi välja, et see tegelikult on ikkagi mõlemat pidi kasulik. Et see on jõutus mõlemat pidi. Et naiskondadele on see kasulik sellepärast tõesti, et sellist head sparringut saada treeningul on muidu sageli päris keeruline, just nimelt füüsilises mõttes. Et neid naiskondadele esitatakse niimoodi füüsilises mängus väljakutseid, mida muidu on keerulisem teha. Aga samas, et mis on selle sääraste kohtumiste kasu siis nendele noormeeste või poiste võistkondadele, et nemad saavad seal nendes kohtumistes mõelda ja rohkem keskenduda oma taktikalisele poolele ja seeläbi harjutada taktikalist poolt. Et sellise aspekti tõi näiteks Klavenes välja, kui ma temaga selle teemal vestlesin. Aga kokkuvõttes on see, et tegelikult see on juhtinud nagu tähelepanu kõrvale põhiteemalt. Et nad kaotasid poistele 1-7. Mis seal ebaloogilist on? Kui me paneme Eesti naiste korvpallikoondise vastamisi Eesti U16 poiste koondisega, 20 punkti saab naiskond kätte või? No varianti igal juhul ei ole mingisugust, et mänguks ja selles mõttes ei lähe, jah? No on ju, et see on nagu, see on füüsiline võimsus, mis on meestel naiste suhtes looduse poolt, see on paratamatu, seal ei ole midagi teha. Ja, tegelikult selliseid formaate kasutatakse, ma arvan, erinevatel tasemetel suvelaagrites ka pidevalt, et naised versus poisid, ma ei tea, võrkpall, korvpall, mida iganes, et ma olen isegi kunagi lastelaagris mänginud suurte naiste vastu, et see on nagu okei kõik, aga ilmselt nagu see jälle näitab ka natuke võib-olla, et kuidas ütleme siis naiste jalgpalli osatähtsus on võib-olla tõusnud või seal kindlate persoonid, et Alicia Lehmann ju räägitakse kui maailma kõige ilusam jalgpallur ja nii edasi, et need kõik asjad tal on väga palju Instagrami jälgi, sellepärast kõik, mis temaga on seotud, kõik läheb kohe kaubaks. Kuna ta on Šveitsi naiskonna liige, Šveitsi naiskond kaotas selle treeningmängu 1-7 oli vist, siis muidugi seda sai tema pildi juurde panna ja sai seda afišeerida, seda ka tehti. Ja see kõik nagu võimendub ka selle arvelt siis, et tema teeb mingis mõttes oma alale ka lõpuks reklaami, et tema ütles, et ta võiks teenida oma elukaaslase, kes on jalgpallur, et ta teenib temast, ma ei tea, 100 000 korda vähem raha, et võiks võrdset palka teenida. Ta justkui nii-öelda agresseerib siis nagu mingit teemat üles ja tegelikult see tõmbab ka rohkem tähelepanu kogu asjale juurde. Teenistuse juurde minnes, siis see on profispordis väga lihtne. Profisportlane teenib seda, mida läbi tema on võimalik, mis tulu on võimalik tekitada. Et see on nagu mis toodet müüakse. Jah, turumajandus. Aga miks see mind närvi jääb, see 1-7 ja see värk on see, et see tõmbab tähelepanu kõrvale asjadelt, mis siis on ülehomme Šveitsis algava naiste EM-finaalturniiriga seotud. Need faktid on mõned ikkagi päris mingid. Ehk et 31 mängu on kavas. Neist 22 on juba praegu välja müüdud, enne turniiri algust. 2/3 mängudest on välja müüdud. Müüdud on 600 000 piletit sellele turniirile, kus juures Šveitsis ei ole ühtegi sellist nagu suurt staadionit. Et kui 3 aastat tagasi oli EM Inglismaal, kus avamäng või finaal oli Wembley'l ja avamäng Old Traffordil vastavalt siis 90 000, 75 000 ja Inglismaa oli mõlemal mängul, muidugi need oli lihtne välja müüa ja selle pealt see kogu nagu arv muidugi tõuseb, aga praegu Šveitsis mängitakse ikkagi sellistel 30-40 000 staadionitel ja seal on suudetud seda turniiri niivõrd edukalt välja müüa, kus juures mitte ainult kodumaale, vaid 35% piletitest nagu, ma need andmed, ma võtsin, ausalt ütlen, Nadine Kessleri UEFA naiste jalgpalli ühe kõneisiku intervjuust, 35% piletitest on müüdud välisfännidele, kes tulevad, sõidavad selle jaoks spetsiaalselt Šveitsi kohale. Tegelikult see kõik näitab, et naiste jalgpall, ma olen seda nüüd oma 4-5 aastat rääkinud, et naiste jalgpall on maailma kõige kiiremini arenev spordiala. Ma arvan, ta on seda endiselt. Ja see nagu näitab seda, et ta tegelikult kogu aeg tekitab endale juurde seda lugu
lugu, see on see lõpuks, mis tegelikult müüb. Jah, lugu ja sealt tekib neid persoone. Leeman on üks näide, sealt on ju veel kümneid naisi, kes ühel või teisel moel kuskil silma paistavad ja see aitab ala kasvatada ja nii-öelda pildis ka hoida. Ja nüüd tulles selle raha poole juurde, siis eelmine naiste jalgpalli MM 2023. aastal, mis oli Austraalias Uus-Meremaal, oli esimene, mille kohta Gianni Infantino hiljem ütles, et see oli nullis omadega, et millele FIFA ei maksnud enam peale. Kas ta tegelikult nullis oli, me ei tea. Et seal on võimalik teha loomingulist raamatupidamist ja ilmselt oli FIFA kindlasti ei oleks tahtnud öelda, et nad miinusesse jäid sellega, et seal võimalik, et veidikene tehti loomingulist raamatupidamist, aga näha oli, et ta oli ikkagi edukas turniir, et näiteks meile ka väga ebamugav ajavöönd Euroopa jaoks, aga ikka seda jälgiti palju, ta nagu toimis. Naiste EM-i kohta Nadine Kessler ütles, et sellega UEFA veel ei teeni. Et ta ei täpsustanud, kas jäädaks ka miinusesse või mitte, aga küll aga on tõik see, et eelmise EM-iga võrreldes auhinna raha on suurendatud 156%. Ehk et 41 miljonit on nüüd see auhinna raha, millest on ka, nagu ka naiste MM-i puhul tehti, et mingi kindel hulk pannakse kõrvale niimoodi, et see peab minema mängijatele. Et meeste turniiride puhul sellist reeglit teatavasti ei ole. Et auhinna raha, mille jalgpallikoondis teenib, kuulub sellele jalgpalliliidule. Mitte meeskonnale, mitte mängijatele, vaid jalgpalliliidule. Naiste turniiride puhul tehti siis MM-ile ja FIFA tegi reegli, et osa peab minema otse mängijatele, pandi miinimumnorm paika, et selle saavutusest mängija peab saama nii palju, sest mingid Aafrika alaliidud tahtsid seal jälle mingit sikku teha, et oli alaliidu peasekretäril oli vaja ilmselt mingit uut maja. Nii, et tegelikult on näha ka seda, et see majanduslik pool tuleb järele. Ja naiste jalgpalli puhul, kui koondise jalgpallis tegelikult ongi näha, et need turniirid juba paistavad silma ja toimivad ja mis mulle eriti tähtis, et ma tahan näha seda, et me räägime sportlikust intriigist ja sportlikest lugudest, et miks see võidab teist, mida seal tehakse õigesti paremini. Mitte sellest, et Alicia Leemanil on Instagramis mitu miljonit jälgijat ja et nad kaotsid treeningmängus 1-7 või see ei ole tegelikult nagu huvitav. Huvitav on see, kuidas Aitana Bonmati, kes oli siin viirusliku meningiidiga haiglas tilgutit all, et ta nüüd tuli naiskonna juurde tagasi, huvitav on see, kuidas ta seal Hispaania naiskonnas hakkama saab. Et kuidas ta suudab kohaneda praegu pärast sellist rasket haigust niivõrd kiiresti selle tempoga, mida see EM-finaalturniir temalt nõuab. Et mida rohkem me selliseid lugusid kuuleme, nagu me kuuleme on ju meeste MM-i ajal või EM-i ajal, seda parem see tegelikult naiste jalgpallil on. Võib-olla siis praegu nende skandaalikeste või külajuttudega natuke seda baasi kasvatatakse ja siis jääb rohkem rahvas sinna ka sportliku poole külge kinni. Ja alati, kui on jutt Euroopa naiste jalgpallis, siis minu meelest on aus ära märkida, et UEFA naiste jalgpallikomitee juht on Eesti Jalgpalliidu peasekretär Anne Rei, kes on olnud selle Euroopa naiste jalgpalli viimase 10 aasta meeletu arengu juures ikkagi ka üks võtmepersoone, et Eestis on vähe spordiametnikke, kes on sedavõrd kõrges liigas kaasa mängimas nagu tema. Nädalavahetuse top. Ning nagu ikka kombeks pressisektori lõpetuseks vaatame otsa eeloleva nädala jooksul peetavatele tähtsamatele spordisündmustele. Nagu siin me ka rääkisime, algab Wimbledon, algab Tour de France, algavad naiste Euroopa meistrivõistlused jalgpallis. Kuidas nende kõigi kolme vahel enda aega jagada, see on spordisõbra jaoks kunsttükk, aga kogenud spordisõber saab hakkama. Kindlasti. Minul on ikka meeles, kus ma ikka Tour de France'i vaatasin lapsena. Mis siis, et õues oli nagu ilus ilm ja õhtul sai ka tegelikult minna pärast Tour de France ja minna hoovi jalkat mängima. Aga Tour de France ajal ikkagi vaatasid neid maalilisi vaateid, mida helikopterilt näidati ja kuulasid, kuidas Eurospordi kommentaatorid, kes toona sõitsid kogu selle Tour de France'i vaata kaasa. Praegu nad kommenteerivad minu meelest Pariisist kõike seda värki nagu mingist nagu putkast. Aga toona nad sõitsid kogu selle karavaniga kaasa igale poole ja siis nad rääkisid sulle pikki laia lugusid sellest, mis juustu nad eelmine õhtu sõid ja millist veini nad eelmisel õhtul jõid. Et kui nad sinna finiši paika olid jõudnud. Väga ilus nagu spordiajakirjandus oli see minu meelest. Jah, mina Tour de France'i pole jälginud, aga Wimbledonil olen korra koha peal käinud ja tegelikult soovitaks kõigile minna, kelle vähegi võimalust on, et jätki isegi need peaareenid ja need võib-olla kallid mängud kõrval, aga minge vaadake neid väiksemaid staadioneid ja väljakuid, et seal käib päris äge möll. Aga tegelikult Prantsusmaal lisaks Tour de France'ile on Eesti jaoks veel üks väga tähtis võistlus sel nädalal toimumas. Talansi 10 võistlus, Johannes Erm, Karel Tilga, Rasmus Roosleht ja Risto Lillemets neljakesti stardis. Ja, jälle väga kõva tasemega võistlus, lõplikku nimekirja veel väljas ei ole, aga ütleme nii, et põhiküsimus on see, et mida suudab siis Johannes Erm pärast vigastuspausi ja kas Karel Tilga on nüüd hooaja esimeses tippvormis, nagu ta lubas, et nemad on need mehed, kes võiks seal 8500 pluss punkti teha.
Risto Lillemetsale loodaks lihtsalt, et üle pika aja midagi positiivset ja Rasmus Roosleht võimalikult hea skoor, võimalikult hea koht, et koguda siis punkte Tokyo MM-iks. Talents on tavaliselt olnud ikkagi pärast tiitlivõistlusi, ta on olnud see septembrikuine nii-öelda hooaja lõpu 10 võistlus. Mida see nüüd muudab, et ta on meil hoopis juulikuus? See muudab seda, et ilmselt see tase võib olla isegi kõvem kui seal mõnel teisel aastal, sellepärast et see on kõrgema kategooria võistlus, sinna tulevad võib-olla tugevamad tegijad kohale, kõik tahavad seda Tokyo MM-i nii-öelda siis piletit, normi, midagi sihtida, et see võistlus võib olla veel kõvem kui muidu. Ning otse loomulikult kui rallisõpradel on võimalik sel nädalavahetusel taas kord hulluks minna, sellepärast et Ott Tänak võistleb igal aastal Eestis maksimaalselt 2 korda ja täna on siis, sel nädalal on see esimene kord sel aastal. Jah, Lõuna-Eesti rallil lööb kaasa. Teised Hyundai mehed olid saanud selle nii-öelda testralli juba, kus siis katsetada järgmiseks võistluseks asju ja Tänakul kodus on nüüd parim võimalus seda teha järgmiseks 3 nädala pärast peetavaks Rally Estoniaks siis põhja laduda ja ennast ka kodupublikule näidata, et võidu pealt on hea tulla ja ma arvan, et hulluks minnakse ka. Nii et sporti jagub ka sellesse nädalasse, pressisektor number 36 sellega lõpetab. Saatejuhid olid Jarmo Jaagomägi ja Ott Järvela. Kohtume nädala pärast. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.